Aston Martin DB9 on üks selline auto, mida mina tahaks enda unistuste garaaži. Ma olen palju aastaid fantaseerinud tegelikult selle autoga sõitmisest juba. Koit Toomel oli kunagi. Mõtlesin talle helistada ja tiiru nuruda, aga ei helistanud. Ja siis ta müüs selle auto maha. Aga nüüd lõpuks tekkis mulle võimalus see auto ikkagi omal nahal ja oma käega järgi proovida. See on üks 3 autost, mis kuuluks minu unistuste garaaži Ferrari F355 kõrval ja Lotus Esprit V8 kõrval. Et kui need 3 tükki saaks endale panna garaaži, siis see oleks minu jaoks täiuslik kombo ja selle garaaži laiendaks üldse ka tõenäoliselt elutoaks. Kena. See konkreetne auto oligi Bondi filmis, aga neid on veel siin. Virage Volante ja minu isiklik lemmik Aston Martin DB9. Ma olen selle autoga kohtumist oodanud päris pikalt. Ma olen tahtnud selle autoga sõita päris pikalt. Et teeme ära selle täna. Aston Martin DB9 oli siis DB7 otsene järglane. DB8 jäeti vahele, sest kardeti, et see 8 võib viidata seal V8 mootorile, mida siin kapoti all ei ole ja seda seost ei tahetud teha, nii et siin on päriselt 5,9 liitrine V12 mootor. Mida see DB seal nimes tähendab? See DB tuleb kunagisest omanikust David Brownist, kes siis omas Aston Martinit aastal 1947 kuni 1972. See auto on disainitud Ian Callumi poolt ja läks tootmisse aastal 2004 ja toodeti kuni 2012 ja kokku tehti neid lausa 16 500 eksemplari, mis Aston Martini ühe mudeli kohta on päris suur number. Temast muidugi võimsam versioon on DBS, mis on paljude jaoks palju ihaldatum. Aga mulle meeldib just DB9 tagatuled märkimisväärselt rohkem. Ilusad punased tagatuled ja siin keskel on selline kerevärvi liist, mis nad kuidagi nagu ägedaks muudab. DBS-il on nad läbipaistvad valged, mis minu järjest nii äge ei ole, aga vaat just need DB9 tagatuled on see, mis mind kogu selle DB9 juures märgatavalt rohkem võlub kui näiteks Virage'i puhul või siis V12 Vanquishi puhul. Siin on kõik jooned on meeletult puhtad, hästi õnnestunud, ta peab ajale väga-väga hästi vastu. No Aston Martini disain peab üldse ajale suurepäraselt vastu ja kogu see esiosa disain minu meelest on lihtsalt maagiline. DB9 on üks kenamaid autosi, mis kunagi toodetud. Seda muidugi minu arvates võite mulle vastu väielda või tuua näited, mis võiks ilusam ja parem olla. Nagu mainitud, siis mootoriks on siin kapoti all vabalt hingav 5,9 liitrine V12. Kilovatt on 331, 450 hobujõudu. Ja 0-100 manuaalkastiga kiirendab see auto 4,9 sekundiga, automaatkastiga 5,1 sekundit. Tolle ajastu kohta need numbrid väga head näitajad. Seda autot saidki siis kas 6-käigulise manuaalkäigukastiga või 6-käigulise ZF automaadiga ja käike ka labadest vahetada. See ZF on juba siin märkimisväärselt kvaliteetsem käigukast kui varasematel Astoni põlvkondadel. DB9 on ikkagi mõnusalt britilik. Siin on väärispuitu, kõik kohad on nahaga üle löödud, hästi palju on alumiiniumit ja metalli. Ehk siis materjalid on äärmiselt ägedad ja kvaliteetsed ja ikkagi uhked. Ja kogu see nagu disainilahendus seest on minu meelest ka päris hästi õnnestunud. See auto on juba üksjagu
aastaid vana. Aga ta ei tundu aegunud. Ta näeb endiselt kihvt välja, see armatuur, see näidikute paneel. See näidikute paneel on eriti minu meelest siin šikilt ja ägedalt tehtud. Ja loomulikult see, kuidas siin autos käike vahetad, et kõik on siia ilusti armatuurile nuppudena välja toodud, see on niisugune midagi teistsugust ja ägedat. Ja loomulikult see käivitusnupp siin keskel, et see on puhtalt ilus. Loomulikult Briti käsitöö kvaliteet tähendab seda, et mõned naginad siin autos siiski on. Aga nii, et mina olen nõus nendega leppima, sest tegelikult on äge auto. Ja see sõidutunnetus. Madal, sportlik, mõnus, väga konkreetne juhitavus. Ja loomulikult see hääl, mis siit 5,9 liitrisest V12 mootorist tuleb. Loomulikult võtab see palju kütet, aga see kütus läheb kõik täpselt õigesse kohta. Sealt taganttorust ägeda häälega välja. Ja üldse paneb selle autoga päris mõnusalt edasi hüppama ja lippama. Kas ma olen pidanud pettuma nüüd? Üldiselt, mis on pildi peal ilus, aga millel on vanust palju, siis tegelikult võib-olla sõita enam nii tore temaga ei ole. Sugugi ei ole ma pettunud. See on ikkagi äge, ehe Briti sportauto. Ta näeb äge välja, temaga on üsnagi kihvti mõnus sõita, ta on selline kaashaarav. Tundub toores, mitte nagu need uuemad moodsamaja autod, kus elektroonika teeb sinu eest enamuse tööst ära. Nii et sõita on nendega paraku tiba igavam. Aston Martin Virage Volante. Volante tuleb itaalia keelest, see tähendab sõna lendama ja Aston Martin tähistab sellega siis oma avaautoseid. Kuidas nüüd see DB9-ga võrreldes on? Sest tegelikult on kõik üsnagi sarnased autod, nii DB9, DBS kui see Virage. Siis kuna see mahutati nende kahe vahele, siis tehti ka sõiduomadused täpselt nende kahe keskel, ehk siis ta on pisut jäigem. Et ta ei ole nii pehme GT-auto, kui võiks eeldada, aga ma ei tea, minu meelest ei ole jäik, et siin mõned välismaa need vlogijad on kurtnud, et raputab jubedalt. Ma ei tea, siin on päris kehva tee ja raputada midagi. Aga ütleme, avaautona Aston muidugi on pagana ägena. See Virage on vähem oodsam kui DB9. Siin on natuke üht-teist uhkemaks tehtud. See on väga fancy helisüsteem, kus kõlarid tõusevad armatuurist ülesse. Ja muidugi on siin sees ka tollaegne navi, mis tundub, et pärineb vähemalt Volvo pealt, sest et see näeb välja nagu Volvo navi. Aga ei, see konkreetne Virage tundub nüüd DB9-ga võrreldes palju konkreetsem ja palju teravam ja juhitavus on ikkagi tips parem. Ma ei teagi, kui nende kahe vahel peaks valima, siis kumma kasuks mul see kaalukaus kukuks. Ma arvan, et DB9. Kuigi see on värskem, sportlikum, hulga haruldasem, aga siiski DB9 kuidagi on ikkagi see, mille mina endale tahaks koju viia. V12 Vanquish, samamoodi IAM Kallumi poolt disainitud auto, ehk siis DB4 GT Zagato põhjal on see disain inspiratsiooni saanud. Toodeti seda 2001 kuni 2007 ja tavalist Vanquishi tehti siis umbes 1500 ühikut ehk natuke vähem ja Vanquish S-i pisut üle 1000 ühiku. Vanquish siis tähendab mingis keeles alistama või võitma ja ta näeb küll siuke alistaja või võitja välja, minust need jooned on ikkagi nagu lummavad. Algselt kuidagi see auto minu jaoks endale nagu siukest muljet ei avaldanud, aga mida rohkem olen temaga aega veetnud, seda rohkem ta mulle meeldib. See esiosa meenutab sellist Ford GT40 tegelikult, kui päris aus olla. Tagatuled võib-olla on natuke sellised liiga laiad ja lapikud ja meenutavad kergelt Sebringu oma. Aga need maskuliinsed jooned, need töötavad hästi, need laiad puusad, siuke agressiivne välimus. Ta on siuke eriline auto ikkagi, kollektsionääri auto tänases mõttes, sest et
niisuguse vana tehnikaga päriselt väga palju liigelda tahaks, aga aeg-ajalt sõita tahaks väga. See V12 Vanquish on nüüd siis esimene selline moodsa ja Aston Martin. Ta on ikkagi märgatavalt vanem ja arhailisem kui eelnevad 2 proovitud autot, aga ta on kuidagi ehetum, niisugune vahetum. Sõidata tundub niisugune toores, niisugune loom, see hääl, mida ta teeb. Muidugi see käigukast siin, ütleme, et kogu kriitika ikkagi peab paika, et ega ta nüüd kõige parem ei ole. Nii et sellepärast neid ka manuaalide vastu swapiti ja manuaalidest rohkem ka raha makstakse. Aga see auto enda loomus, see on ikkagi midagi hoopis teisest maailmast. Niisugust mõnusat viski, sigari lõhna ja higihaisu täis maailm. Aga samas väga välja peetud elegantne. Huvitaval kombel leiab siin hästi palju sarnasust just sama ajastu Jaguaritega. Näiteks kogu kliimapaneel või kliimanupud on samad, mis Jaguaril. Ka siin polstri peal olevad nupud täpselt samad. Mul endal oli pikka aega 97. aasta Jaguar XK8 ja sellest autost ütleme nii, et on nii mõndagi tuttavat. Aga need hääled ja asjad, kuidas ta siin liigub. See 5,9 V12, see on üks paganäge mootor. Ütleks, et lausa imeline päev, kui tihti juhtub, et Aston Martini rooli satub, aga et sa satud 3 erineva Aston Martini rooli. Tahta ikkagi anda päris ausat niisugust tarbija nõuannet, milline neist 3 Astonist tuleks endale ära osta. Siis ma leidsin ühe prominentse majandusanalüütiku ja ühtlasi ka petrolheedi härra Peeter Koppeli. Tere, Peeter! Tere! Kus mõnus ilm on minu meelest? Ütleme nii, et see mõnus ilm on täpselt selline, et vaatad, sellel autol katust ei ole ja juba tahaks. Ühtsin meil ka 3 päris ägedat Astonit. Mis sinu enda nende kokkupuude? Palju sul endal Astonid on üldse olnud? Minul ei ole olnud ühtegi Astonit, aga ma lisaksin sinna olulise sõna veel. Jah, siis meil on täpselt sama seis. Mul ei ole ka ühtegi Astonit olnud. Nii, aga V12 Vanquish, üliäge asi minu meelest. Kõige toorem, kõige ägedam nendest. Ta on kõige toorem ja kõige ägedam selles mõttes, et kui mõelda nagu Astonitele üldse, siis oli mingisugune selline periood, kus need tehti kõik käsitsi ja nad olid suhteliselt, eks ole, no nad nägid kummalised välja, nad olid ägedad, aga need nägid kummalised välja. No ja siis ühel hetkel minu meelest oli, kas Ford soetas endale mõningad luksusbrändid, sealhulgas ka Astoni ja siis taheti teha hästi ilus Jaguar. Aga siis vaadati, et äkki ei teeks hästi ilusat Jaguari, et äkki teeks hoopis Aston DB7. Vanale põhjale, ilusa kerega, Astoni grill ette. No see oli selline esimene, ütleme, ilus. Ja siis tuli muidugi juba see ja see oli kõige halvemas Bondi filmis, mida üldse kunagi on tehtud, ehk siis Die Another Day. Ja see oli põhimõtteliselt selle filmi ainukene hea asi peale Pierce Brosnani. See on ka sellest rivist muidugi ainuke, mis nendest Bondi filmides on figureerinud. Aga see tuleb ära mainida, sellepärast, et see oli ilmselt see koht, kus nii mõnelgi tegelasel, kes mitte kunagi ei olnud Astonist kuulnud, jäi suu sõna otseses mõttes lahti. Sellepärast, et mulle küll ei meeldi ingliskeelseid sõnu kasutada, aga on üks selline väga fantastiline sõna nagu presence. Ehk siis see auto tõmbab tähelepanu, selle auto disain on selline, millel on kohutavalt raske midagi ette heita. Ta on kuri, ta lõriseb ja ta on väga macho. Ütleme, et see on toksiline maskuliinsus, mis on pandud auto vormi. Loomulikult see on veidike keelpõses huumorid. Ütleme, see on toksiliselt maskuliinne heas mõttes. Tõsi, kuigi tagatuledega mul on väike
probleem sellega. Meenutab mingil põhjusel ka Chrysler Sebringut, aga võib-olla on meelevaldne. Sa ei ole selles suhtes ainuke. Ma just tahtsin sinna jõuda, et see on ainuke siis nii-öelda disaini komponent. Interjööriga saab ka norida, aga see on ajastu. No siin oli üks, mis oli see, et siin on see kurikuulus halb robotiseeritud käigukest. No mõned ütlevad, et see on maailma kõige halvem. Jah, et selle vastu ma tean, et pakuti rohtu ja tehas müüs äkki $50,000 konversionit, et viisid auto tehasesse ja toodi manuaaliga tagasi. Aga see on veel siuke, mida ma arvan, keegi eriti ei teagi. Virage. See on Virage. See on Virage on selles mõttes huvitav, et Astonil oli, eks ole, mudel TB9, kukkus juba hästi välja, sellest me räägime ka. Siis nad TB9 võtsid, kõpitsesid üles ja tegid TBS-i, et natuke kiirem, natukene kurjem, natukene sellisem dünaamilise väljanägemisega. Ja siis nad leidsid, et seal vahel võiks veel midagi olla. Ja nad natukene muutsid TB9, ütleme niimoodi veidikene. Ja kuidagi see disain muutus selliseks natukene hillitsetumaks, natukene tagasihoidlikumaks, aga kindlasti mitte koledaks. Ei, seda küll. Seda Virage'i eriti kaua ei tehtud ja veel vähem on neid, millel katust ei ole. Vaat see ongi täpselt, kas nende siis TB9 ja TBS-i vahe oli siis nagu, see oli minust juba niigi siuke kaks väga õhukest viiluvorsti ja siis keegi nüüd selle kile sinna vahel lükanud, et täpselt see Virage on minust see kile seal vahel. See on see kile seal vahel ja tõesti, et ega ta nüüd vähemalt minu teada suhteliselt igalt poolt ikkagi üpriski TB9 omadega kipub olema. Aga neil oli niivõrd fantastiline mudeli nimetusi olemas Virage ja veel Virage Volante. Kõlab hästi. Kõlab erakordselt hästi, aga on nii haruldane, et kohe on haruldane. Loomulikult isegi ma arvan, et keskmine petrolhead vaatab, et oi, näe, hõbedane TB9. Ja see nüüd on siis TB9. See on minul isiklikult kõige lemmikum Aston. Ta on kõige puhtamate, lihtsamate joontega, aga klassikaliselt ilus Aston, et ma ei tea, pole hiljem olnud ühtegi, pole varem olnud ühtegi, mis mulle rohkem meeldiks. Ta kindlasti on kõige ilusam, sellepärast, et kui ta ikkagi välja tuli, siis kõik ahetasid ja ohetasid just selle ilu pärast. Aga kui nüüd mõelda, et kes, eks ole, disainerid on, siis on ju jällegi see Callum, keda sai mainitud ja siis veel Henry Fisker ka. Et need ei ole päris sellised tegelased, kes ei oskaks joonistada. Ja disaini koha pealt ongi just tegelikult öeldud, et mõned sellised, kes on küsinud, et miks ta nii ilus on. Et siin on kasutatud sellist väidetavalt, sellist nii-öelda proportsiooni nagu kuldlõige kõige rohkem. Ja kuldlõige pidi olema see, mis on inimeste meelest justkui kõige ilusam. Et kõige ilusamad asjad loodused, kõige ilusamad asjad arhitektuurist kipuvad olema kuldlõike ja siis nii-öelda Fibonacci proportsiooni järgi. Ja see auto olevat seda täis. Ja ausalt öeldes, ega mina ka ei tea, mis võiks nagu ilusam olla. Ei ole need uued nagu enam nagu sellise efektiga välja tulles nagu see oli. Seda efekti ei ole ja teine asi on see, et ega teistel ju ka tegelikult mitte midagi vastu panna ei ole. Et kunagi kindlasti tuleb midagi, mis on veel ilusam. Aga see oli sellise nii-öelda autodisaini apoteoos päris kindlasti. Et kui juba nagu tähendab TB7 tundus, et siit võib midagi ilusat tulla, siis see selline evolutsioon siia, et see on ikkagi suurepärane. Siin ei ole mitte millegi kallal norida. Isegi mitte tagatulede. Sa tead, miks tal ei pandud nimeks TB8? Ütle. Sest et juhtkond arvas, et see 8 viitaks just kui V8 kapoti all. Ja seda seost ei tahtnud Aston endale mitte mingi valemiga saada, nii et siis hüpati sealt nii-öelda ühe numbri võrra edasi. Kusjuures ma arvan, et ma olen seda isegi kuulnud. Aga kokkuvõttes härra Peeter Koppel ostaks nendest 3, millise Astoni endale? Mul on selline väikene probleem, et kui ma mõtlen igapäevasele tegevusele, siis TB9, sest mulle TB9 kohutavalt meeldib. Samas, kui ma mõtlen sellele ilmale täna, mäletan oma esimest päris sõitu ilma katuseta autoga, siis see kogemus on seda väärt. See kogemus on selles mõttes seda väärt, et see vabaduse tunne ja see avaruse tunne ja see tuul juustes ja päike ja kõik. Mulle meeldib kohutaval kombel tegelikult sõita kabrioga. Aga ütleme nii, et kui inimene ostab endale Astoni, siis ta nagunii peab veel olema paar teist ja kolmandat autot. Mul on sulle häid uudiseid. TB9 on ka lahtisena. Ma tean. Nii et tegelikult tuleb osta 2 tükki. Üks kupee ja teine siis lahtine.
ma kardan, et siin lööb minu selline majanduslik mõtlemine mängu, et ma nagu võib-olla samalt brändilt päris 2 autot ei tahaks. Tõsi. Aga ma kahtlustan, et ma oleksin DB9 mees, kuigi see Virage just nimelt Volante versioonis on ka selline, mis tänase ilmaga tekitab tundeid. Beneath the sun, except one.